noh, ma ei tea, tänane mäng oli raske iseenesest selles mõttes, et suure töö tegime Väike-Maarjas ära. Eks karud alahindasid, arvasid, mis punt see Ilves ikka on, aga kodus 22 punktine võit andis hea platvormi, et siin meil oli vaja täna lihtsalt vastu pidada ja au meestele suutsime vastu pidada. No, meie maala kaitse, et meil jõudu pole, meil kõik mehed on kossu mänginud, kõik sõprade punt, aga lihtsalt vanus teeb oma töö, et suutsime, noh, ütleme, karudel lasta 67 punni või mis nad vistsid täna, 69 punkti ja Väike-Maarjas 53, et ütleme, et määravaks sai kaitse. Kui nad teises liigas paugutavad 101, siis Ilves Transpordile keskmiselt 60, peavad trenni tegema veel. Noh, selle juures on ainult üks hea uudis, et üks Väike-Maarja võistkond mängib finaalis. Võtame päev korraga, kui pakutakse, võtame vastu, kui ei pakuta, ei juhtu ka midagi. Keeruline selles mõttes, et natuke teistsugune korvpall kui profikorvpall, et profikorvpall on iga päev trenni 2 korda päevas, igaks mänguks valmistud. Noh, minu jaoks ilmselgelt see praegust näitab, et see tase üle jõu ei käi. Kolmas mäng täna oli järjest, et kessime ära, aga minu jaoks mulle meeldib, tore on, konkurents tekib, kõik tahavad võita Tarvast, maakonnast tahavad kõik võita Tarvast, et ma arvan, üks tore üritus on see praegu siiamaani.